Ja täna lähme jälle järgmise tervenemise loo juurde piiblist. Ma olen nüüd neid siin õpetanud, neid lugusid päris mitmeid, ma ei ole täpselt isegi üle lugenud, kui palju neid lugusid on olnud juba, mis ma läbi käinud olen, aga ikka päris parasjagu. Ja eesmärk on siis tegelikult vaadata või teha üks uurimus piiblist, sellest, mismoodi Jeesus haigeid teenis või haigeid tervendas ja sellest näha, mismoodi ta täna seda teeb, mismoodi ta täna käitub, kui me tema poole pöördume ja mis on need olulised elemendid selle jaoks, et inimesed võiksid terveks saada. Vahetevahel inimesed nagu mõtlevad, et see tervenemine on mingi kuidagi salapärane ja aimamatu teema, aga tegelikult, kui sa oled selle uurimuse läbi käinud, need erinevad tervenemislood ja vaatad ausalt nende lugude peale, miks keegi sai terveks, mida ta tegi konkreetselt, mida Jeesus tegi, sa võid teha väga tõsiseid järeldusi sellest ja kui sa need järeldused teed, sa saad aru, et on mõningad väga põhimõttelised printsiibid, mida on vaja järgida selleks, et terveks saada. Ja üks väga oluline element on tegelikult usk. Usk Jumala sõnasse, usk sellesse, mis Jumal tahab teha. Nüüd see tänane lugu, Johannese 5.1 on see lugu ja sealt edasi, on natukene teistmoodi lugu, kui paljud need teised on olnud. Ja selles loos puudub sõna usk, mitte isegi sõna mõttes, siis ka isegi, kui sa vaatad ka konteksti mõttes ja inimeste käitumise mõttes, siis tegelikult puudub ta isegi selles mõttes ka. Nüüd, mille poolest see on siis teistmoodi, see ongi tegelikult see juba, mis näitab, et see on üks teistmoodi tervenemislugu. Ja see näitab seda, kuidas me võiks jaotada tegelikult need tervenemislood, kus keegi haige on terveks saanud, ühes kvalifikatsiooni järgi nagu 2 erinevasse gruppi. Ja üks nendest gruppidest on siis usu läbi tervenemised või selle inimese oma usu läbi tervenemised. Ja sinna kuulub väga suur protsent nendest lugudest. Ma ei saa küll öelda, et kõik, aga väga suur protsent nendest lugudest kuuluvad sinna, kus inimese oma usu läbi inimesed said terveks. Tuntumad neist, veritõbise naise lugu, kuulis Jeesusest, läks haaras Jeesuse kuuest kinni, sai terveks, Jeesus ütleb, sinu usk on sind aidanud. Siis me võime näha erinevaid muid lugusid või siis, kus Jeesus käskis kuivanud käega mehel sirutada oma käe ja ta usus sirutas selle ja see käsi oli nagu teinegi terve. Ja me näeme niimoodi mitmeid situatsioone, pime Bartimeus hüüdis seal tee ääres halastamu peale ja me näeme, kuidas ta usus tuli ja haaras oma imest kinni ja sai nägijaks. Ja niimoodi me näeme väga palju lugusid, kus on sõna usk lausa spetsiifiliselt sisse toodud ja Jeesus selle pöörab lausa tähelepanu. Nagu eelmine kord ka tegelikult, kui ma rääkisin sellest isast, kelle poeg oli siis kurt ja keeletu ja see kuri vaim oli teda vaevamas ja samamoodi Jeesus eeldas usku. Ja siis see lausa ütles, et aita minu uskmatust, et nii-öelda siiski ma võiksin selle ime saada ja ta sai oma ime ja me näeme jällegi, usk oli väga oluline element selle asja juures. Et usku on väga palju tervenemisega seoses rõhutatud. Jeesus on seda teinud ja ka paljudes need lugudes on see pidevalt läbi jooksnud. Ja see on siis usu läbi tervenemised, see, kus inimene on selle käivitajaks, selle tervenemise käivitajaks oma usuga, et ta saab oma usu läbi terveks. Nüüd see lugu on teistmoodi lugu ja selle võiks liigitada siis vaimuanni kaudu tervenemiseks. See on siis see, kus Jumal suveräänselt tuleb ja sekkub mõnda situatsiooni ja hoolimata inimese usust, hoolimata inimese ootusest, võib-olla ootus siiski on olemas, aga vähemalt sellest inimese valmisolekust ja usukindlusest siiski teeb ta ikkagi terveks. Nüüd Jumal teeb selliseid asju. Nüüd kuna paljud kristlased ja ka mitmed kogudused isegi ei ole suutnud seda 2 eri gruppi eristada üksteisest, siis see on tekitanud palju segadust inimestele, kes arvavad seda, et me ei tea, millal Jumal teeb terveks ja miks ta teeb terveks ja kas ta kõiki nüüd tahab terveks teha. Kuna nad satuvad need lood ette, kus siis inimene saab vaimuanni läbi terveks, kus ei ole usust midagi räägitud, nad ütlevad, kuule, aga see on ju hoopis teistmoodi lugu, et siin polegi nii tähtis usk. Aga selles ongi see iva, et siin on tegemist vaimuanni läbi tervenemisega. Ja see lugu on seda, kui sa seda ette juba tead, siis on hea vaadata seda
just mismoodi Jeesus siin tegutseb. Ja kuidas see inimene, kes saab ime, talle lihtsalt kingitakse see, tema ainult lihtsalt ta soovib küll seda, aga tema usust ei saa siin eriti midagi rääkida. Nüüd vaatame seda lugu siis. Johannese 5:1. See ütleb niimoodi, pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on lambavärava ligi tiik, seda hüütakse heebrea keeli Betsataks. Sellel on 5 võlvitud hoonet, neis lamas hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, kõhetuid, kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes siis esimesena pärast vee segamist sisse astus, sai terveks. Olgu mis tahes haiguses ta oli. Aga seal oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas temale, isand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kui ma tulen, astub teine minu eel sisse. Jeesus ütles temale, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis, aga see päev oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid sellele, kes oli terveks saanud, nüüd on hingamispäev, sul ei sobi voodit kanda. Tema vastas neile, kes mind terveks tegi, ütles mulle, võta oma voodi ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma voodi ja kõnni. Aga terveks saanu ei teadnud, kes ta on, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Pärast seda leiab Jeesus tema pühakojast ja ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ära ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Ja sellepärast juudid kiusasid Jeesust taga, et ta seda oli teinud hingamispäeval. Aga Jeesus kostis neile, minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Sellepärast püüdsid nüüd juudid veel enam teda tappa, et ta mitte ainult ei olnud pannud mikski hingamispäeva, vaid oli ka öelnud Jumala oma isa olevat, tehes ennast Jumala sarnaseks. Siis Jeesus vastas ning ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei või iseenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Sest mida isa teeb, seda teeb poeg enda samuti, sest isa armastab poega ja näitab talle kõik, mis ta ise teeb ja tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda, et te seda panete imeks. Amen. Üks väike detail. Nii. Nüüd, kui sa seda lugu vaatad, siis see on üks üsna huvitav lugu ja üks väike detail, mis sa võid siis siia nagu juurde panna, mis taustast me võime teada. Ta ütleb, et seda kohta, seda tiiki nimetatakse Betsataks. Kui sa uurid selle ajaloolist tausta, siis see tähendas halastuse ja armu koda. Halastuse ja armu koda või hoone, kuidas iganes sa tahad nimetada. See sõna tähendab seda siis. Et see viitab sellele, et see oli koht, kus Jumal näitas oma halastust ja armu. Nüüd Jumal tahab kõiki inimesi terveks teha. Nüüd selles situatsioonis tekib mulje, et aga miks siis Jeesus lihtsalt tuleb, teeb ühe terveks ja läheb minema. Ühe ainsa. Seal on samas terve hulk inimesi, kes olid seal, kelle kohta ta ütleb siin siis, et nad olid siis haiged, pimedad, jalutud, kõhetud. Siin on väga palju juba erinevaid haigusi või probleeme nimetatud ja selle konkreetse inimese kohta võime aru saada, et ta lihtsalt oli maas lamamas ja ta oli haige, me täpselt isegi ei tea, mis haigus tal just oli. Ta võis olla halvatud, kes teab, mis tal täpselt oli viga. Üks tõlge tegelikult viitas nagu sellele, et ta oli justkui nagu invaliid või sellises seisundis. Me täpselt ei tea, mis tal oli seal toimunud, mis tema juhtunud oli. Aga nüüd, kui sa vaatad seda, siis see on üks huvitav koht,
kus need inimesed või need inimesed siis olid seal maas, ta ütleb, et nad olid nagu selliseste võlvide või selliseste hoonete katuste all, arvatavasti kuna see piirkond oli kuum või on seal, siis nad olid varjus mingil määral, et nad nii-öelda saaksid olla seal selles kohas. Mida nad ootasid? Seda, et ingel tuleks alla ja liigutaks seda vett. Nüüd mõni võiks küsida, et mis huvitav viis see on terveks saamiseks. Ingel tuleb alla ja liigutab vett ja see inimene, kes esimene sisse saab, siis saab terveks. Nüüd see on omapärane jah, ma ütleksin. Me näeme, piiblis on veel mitmed sellised omapäraseid viise, kuidas inimesed terveks saavad. Aga huvitav on veel selle juures see, et sellega on seotud ingel. Et see on eraldi välja toodud. Et see ei olnud lihtsalt vesi, see ei olnud lihtsalt mingisugune kontaktpunkt või nagu näiteks me näeme siin ihu pealt võetakse rätikuid ja me näeme seda, et õli kaudu inimesed tervenevad, erinevad sellist tüüpi asjad, aga siin on ingel oli selle asjaga juures mängus. Nüüd, sellest me võime aru saada, et ingel võib sageli olla seotud tervenemisega. Nüüd on erinevaid inimeste tunnistusi on selle kohta olnud, kus konkreetne ingel on tulnud ja tema tegevus või tema sõnum, mis ta on edasi andnud või ka konkreetselt asi, mis ta on teinud, on toonud mõnele inimesele tervenemise. See võib olla natuke eriskummaline, aga me peame aru saama sellest, et kui me puutume kokku Jumalaga, siis me puutume kokku ka Jumala inglitega. Need on täiesti reaalsed olendid. Kuna me ei näe vaimumaailma enda ümber, siis me ei näe ka neid kogu aeg. Aga nad on pidevalt tegutsemas meie ümber. Näiteks vaatame korra kolosslastele 2.18. Nii kaua seda otsid veel. Võib-olla mõnid teist on kunagi lugenud William Branhami elulugu. Tema oli ka üks omapärane tervendusjutlustaja, kes kahjuks küll oma elu lõpuperioodil läks õpetuslikult ka täiesti kraavi. Tegelikult ka aus olla, ega kogu selles teenistuses olles kõik tema õpetuslikud arusaamad ei olnud päris piibliga kooskõlas kogu aeg. Et see oli mõningad probleemid juba ennem sees. Aga sellegipoolest Jumal kasutas teda hoolimata sellest. Nüüd seda me peame ka aru saama, üks vahemõte see jällegi kõrvalhüpe. Et see, et Jumal kasutab kedagi inimest või see, et tema kaudu toimuvad imed või tunnustähed või isegi surnud üles äratatakse, ei anna automaatset garantiid, et see, mis see inimene õpetab, et see on õige või see on korrektne või Jumala sõnaga kooskõlas. Me ei tohi olla naiivsed ja nagu sinisilmsed öeldakse selle kohta ka vahest, et kui me näeme imesid või kuuleme tervenemistest, siis me kohe eeldame automaatselt, et see, mis ta õpetab, on hea ja kasulik ja vajalik. See ei pruugi nii olla. Sest et kui inimene võtab Jumala sõna printsiibid ja hakkab neid rakendama, aga samas, kui tema õpetuses on mingid valed asjad, siis ei garanteeri seda automaatselt, et see kõik muutub korrektseks. Sest Jumal lihtsalt austab seda osa, mis tema sõnast usutakse ja kasutatakse. Et Jumal teeb imesid ja tunnustähti väga paljudes erikogulustes ja liikumistes ja isegi sellistes liikumistes, kus on nende õpetus väga põhimõtteliselt paigast ära. Ja võid küsida, et kes see nüüd oli, kelle kaudu see ime toimus, kas see oli kuri vaim? Ei, see ei pruugi kuri vaim olla. See võis vägagi Jumala vaimust olla see asi. Amen. Aga nüüd, mis puudutab ingleid, siis kui William Branham teenis, siis mingil hetkel Jumal andis talle ühe väga selge sõna, et temaga on kaasas pidevalt üks ingel, kes vahendab või annab edasi neid tervenemisi või tegelikult täpsemalt ka siis sageli neid tunnetuse sõnu ja tarkuse sõnu, mille kaudu need inimesed tervenesid. Siis ta teadis sageli mingisuguseid fakte või mingisuguseid konkreetseid asju nende inimeste kohta, ta ütles need asjad välja ja siis, kui ta oli seda öelnud, siis Jumal tegi need inimesed terveks. See oli huvitav viis, kuidas Jumal teenis. Jumal andis selle sama tunnetuse sõna selle inimese kohta talle selle ingli kaudu ja nüüd toimus tervenemine. Jumal võib niimoodi teha. Samas üks asi, mis me peame meeles pidada, me ei tohiks, ja meil ei ole piiblis ka kuskil õpetus, et me peaks paluma, et Jumal näita mulle oma inglit.
või näita mulle ingleid või saada mõni ingel või ilmuta mulle mõnda inglit või midagi taolist või nii-öelda mis iganes, anna mulle eriline ingliga kogemus või saada mulle ka niisugune ingel, kes vahendaks mulle tarkuse sõna või tunnetuse sõna ja selle kaudu võiksid imed toimuma. Piibel ei õpeta mitte midagi sellist paluma. Miks? Sest et vaimses maailmas on, võiks öelda, 2 tüüpi inglid. Sest et Piibel nimetab neid langenud ingliteks ehk kurjad vaimud, kes siis on kunagi ka olnud ingli seisuses, kes visati taevast alla, kuna nad hakkasid mässama siis saatanaga koos, siis meie üks osa inglitest ka, kes temaga nii-öelda läksid ka koos mässama, need visati kõik välja, need ongi need kurjad vaimud, kes on tegutsemas. Ja kuna neil on, nagu öeldakse, mingisugune pagas või mingisugune nii-öelda võimekus kaasas selle koha pealt, siis nendel ei ole mingi küsimus ka ennast, Piibel viitab sellele ka nii-öelda teha nii-öelda millegi moodi või millegi sarnaseks või nii-öelda üritada inimesi petta, jättes mulje justkui, et see oleks tegelikult Jumala ingel. Või nagu Piibel nimetab neid ka valguse ingliteks. Või Paulus ütleb väga selgelt, isegi kui mõni ingel teile annab ühe sõnumi või evangeeliumi, mis ei ole seesama, mis mina olen jaganud, siis olgu ta neetud. Järelikult ta viitab sellele, et on mõni ingel, see näeb, siis see on kuri vaim tegelikult, kes võib anda sõnumeid ja teha asju, mis ei ole Jumala käest tulnud. Nüüd kõik, mis on ingelik ja kõik, mis on üleloomulik, ei ole automaatselt Jumala käest tulnud. Amen. Ja kuna sellised asjad on ka lõpuaegadel ja ka kindlasti praegu, ütleme ka Kristuse ihus, mingil määral sellised levinud just see, et inimesed nagu igatsevad väga palju üleloomulikke ja kogemusi ja igasuguseid väekogemusi ja ka ingleid ja igasuguseid nägemusi näha, siis on inimesed hakanud neid asju taotlema ja neid lausa nagu taga ajama ja otsima ja nad ongi neid asju saanud. Ja sageli, eriti kui on tegemist sellise asjaga, kus neid hakatakse taga ajama ja otsima, siis see lõpuks ei ole enam Jumala vaim. Ja seesama kirja kohta tegelikult illustreerib seda väga hästi Kolossastele 2.18. Ütleb, ärgu siis teie võiduandi teilt riisugu ükski, kellele meeldib alandlikkus ja inglite austamine. Ning kes tungib sellesse, mis ta nägemuses on näinud, lastes ilma asjata ennast täis puhuda oma lihaliku meele poolt ja kes ei pea kinni peast, kelles kogu ihu kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil ning kasvab Jumala poolt seatud kasvamist. Nüüd, mida Piibel ütleb, kes on pea? Kristus on pea. Nii, ja mida ta räägib siis, kes on siis hakanud austama, kellel meeldib inglite austamine. Tähendab seda, et nende inimeste tähelepanu on jõuliselt läinud selle peale, mismoodi inglid siis käitusid ja et nad tahavad ingleid ja nende tähelepanu igatsus ja ta nimetab lausa seda austamiseks. Tähendab seda, et nad on selle oma tähelepanu pööranud, nad sellest räägivad, see on nende põnevus, see on nende igatsus, see on nende soov ja kogu nende elu hakkab keerlema sellesama üleloomulike kogemuste ja kõikvõimalike inglite ja nägemuste ja asjade ümber. Ja seda ma olen täiesti näinud teatud liikumistes isegi toimumas tänasel päeval. Nüüd mitte sellega, ma ei taha ingli kombel öelda, Piibel õpetab nägemustest, Piibel õpetab inglitest. Amen. Me ei tohi sellega minna teise äärmusse, viskame kõik selle prügikast, ütleme, ma ei taha midagi sellega tegemist teha. Kuna nii palju veidrusi ja valesid asju on selle, me ei tohiks ka selle mõttes rumalad olla. Aga me peame aru saama, et meie tähelepanu peab olema esmalt Jumala peal, Jeesuse peal. Et me ei haagi ennast lahti Jeesusest. Et kui me saame ka mingi kogemuse, kui me saame ka mingi nägemuse või ilmutuse, siis me lähme tagasi, nagu öeldakse, Jeesuse juurde, tema sõna juurde ja kontrollime selle alati üle ja jälgime, hoiame tähelepanu sellele, et see on Jumala käest tulnud, et see on Jumala sõnaga kooskõlas. Ja me ei ürita seda, nagu öeldakse, kuidagi üles pumbata või midagi erilist sellest nagu välja pigistada. Sa küsida, see ei ole minu teema küll praegu, aga sedagi poolest, kui me saame mingi nägemuse või kui me näeme mingi unenäo ja me ei tea nagu öelda, alguses hinnata seda, et nagu mis asi see oli või milleks see oli või kas see oli üldse vajalik ja kas see on Jumala käest tulnud, siis kui sul esiteks kohe alguses seda selgust ei olegi üldse, siis hakka mõtlema, et las Jumala vaim tuletab sulle meelde, kas on mingid kirjakohad või mingid analoogiad, kus me näeme Piiblis sarnaseid asju toimumas. Siis teine asi on see,
mida see konkreetne nägemus või ka unenägu on sinus tootnud. Kas see tekitas sinus rahu, rõõmu, selguse, kindluse, julguse? Mis need on? Need on tegelikult piibellikud ja püha vaimuga kaasas käivad asjad. Kui püha vaim kuskil oli tegutsemas, siis ta tõi alati kaasa rahu, ta tõi kaasa rõõmu, tõi kaasa julguse, teatud situatsioonis küll ka Jumala kartuse, aga mitte lihtsalt kartuse. See on 2 eri asja. See tähendab seda, et see vili on positiivne alati. Kui see nägemus või see unenägu või kogemus, mis sul oli, tekitas sinus hirmu, ebakindlust, segadust, küsimusi ja see ei lähe Jumala sõna eeskujudega ja printsiipidega kokku, siis hülga see. Samas, kui sa saad aru, et see näiteks unenägude puhul, et see on ilmselgelt tegemist ühe nii-öelda puntraga, mida sinu meeled lihtsalt on kokku keelanud. Ära ürita sellest midagi vaimulikku üldse otsida. Eriti, kui see on tegemist, nagu öeldakse klassikaliselt, mismoodi inimese aju käitub, selleks ei pea spetsialist olema. Eelmiste päevade sündmused, mõtted, tegelased, nad segatakse kokku ja sellest tuleb üks story ja sinu pea nii-öelda siis segab selle kokku ja sa näed seda siis unes. Ja selles on mingisugune loogika vahest sees, alati selles ei ole isegi loogikat sees ja sellest võib tekkida mingisugune väga omapärane lugu. Nüüd sellel ei ole mitte mingisugust tähendust, selles ei ole mitte mingisugust Jumala juhtimist. Sinu aju, nagu öeldakse, on loodud sellisel kombel, et iga unenägu, mida sa näed, ei ole Jumalast. Ja ta ei pea ka kurjast vaimust olema tingimata. See on lihtsalt sinu aju loodud produkt nii-öelda. Et me saaksime sellest aru. Lisaks sellele on meie füüsis ja meie ümbritsev keskkond ja asjad, mis me sööme ja mismoodi me organism üldse on selles situatsioonis, ka need isegi mõjutavad seda, mida me näeme unes. Inimesed näevad unes aktiivselt asju just pärast seda, kui neil on mingisugune, nad on söönud midagi teravat, intensiivselt tegutsenud, kuskil on väga teravad elamused olnud ja pärast seda nad näevad unes midagi ja sageli see on just selle tulemus. Ja see ei ole midagi vaimulikku selles asjas. Aga kui see on vaimulik, siis sellel on kindlasti mingisugune põhimõtteline sisu, eesmärk selle asja jaoks, mida Jumal sulle tahab anda. Amen. Samas, kui sa ei ole selles veendunud, siis ole alati tark, väljend, mida ma olen ka varem kasutanud ja teised on kasutanud, pane asjad riiuli peale, vaimulikus mõttes. Tähendab seda, et ära kohe hakkab nii-öelda üle küla kuulutama neid asju. Ma nägin seda ja ma nägin sükest nägemust, ma nägin seda, ma nägin sükest lugu, nägin sükest unenägu ja siis kirjuta Facebooki kohe pikalt oma unenäod ja asjad kõigile ritta sinna lugemiseks. Ära tee sükseid rumalusi. Miks pärast? Isegi kui see on Jumala käest tulnud, siis alati me peame kohtlema kõiki selliseid asju väga korrektselt ja viisakalt. Sest et on mõningad asjad, mis on sulle isiklikult, mis ei olegi sellised, mis sa pead, nagu öeldakse, kõigile nii-öelda edasi paiskama. Aga mõningad asjad, mis on konkreetsele inimgrupile, nende julgustamiseks, nende inspireerimiseks. Ja mõningad asjad, mis võib-olla on laiemale nii-öelda grupile inimestele. Et iga asi ei ole alati, nagu öeldakse, kohe igale poole paiskamiseks, sest et see, mis see sageli selline asi toodab, on see, et see toodaks sinust seda, et kui sa saad mingi kogemuse, saad mingi nägemuse, et sa nüüd paiskaksid seda suurele auditooriumile ja sinu saaks uhkeks ajada selle asja käigus ka veel. Sest vaata, mida Jumal sulle näitas. Nii tähtsat ja nii vajalikku ja kõik peavad sellest kuulma, sest sa oled midagi erilist näinud. Mis asi see on? See on kurat selle asja taga või see on uhkus, mis sellest üles pumbatakse. Seepärast ära kohe, nagu öeldakse, seda asja tegema. See võis isegi Jumala käest olla, aga kurat üritab sellega sind, nagu öeldakse, krussi nii-öelda keerata või sind segadusse tõmmata. Ja sellepärast ole nende asjadega tark. Kui sa pead saama midagi, siis sellega peaks olema positiivsed viljad kaasas, sellega peaks olema positiivsed asjad kaasas, käsitle seda korrektselt. Kui sa ei saa sellest asjast aru ja mis jaoks see oli või kas see oli kasulik, jätta ta lihtsalt. Kui see on oluline asi, küll Jumal oskab seda asja sulle meelde tuletada ja seda rõhutada ja sellele uuesti tähelepanu juhtida. Amen. Ja samas ka, ütleme, kui see on mingi oluline asi, on tarka vaimulike juhtidega, ütleme siis, kui mina siin koguduses pastor, ka minuga seda rääkida võib-olla ja ma võin ka nii-öelda katsuda, mis mina tunnen selle asja suhtes südames ja mis võib-olla kirjakohad või printsiibid mulle tulevad meelde sellega seoses, mille baasil me võime seda läbi katsuda, kas see on nüüd korrektne või ei olnud korrektne. Nüüd, kui sa näed midagi valet
ja kui keegi ütleb, et kuule, see ei ole päris jumala sõnaga kooskõlas, see ei tähenda seda, et kuri vaim on nüüd su sisse tulnud kohe. Et nüüd sa oled midagi, ma ei tea, saanud, mis iganes, millegi pealt seotud. Ärme nüüd selles mõttes hirmu alla. Sinu aju võib midagi lihtsalt toota, see võivad olla mingisugused emotsioonid, vahest on mõni film, mis sa oled vaadanud, mida sa võib-olla ei peaks vaatama. Oled sa siin või? Ja sellised asjad toodavad inimeste meeltes asju. Ja sellepärast näiteks kristlasena sa peaksid olema väga konkreetne selles suhtes, nii isiklikult kui oma laste koha pealt, et sa ei peaks vaatama hirmu, vägivalla, kõikvõimalike negatiivsete asjadega läbi topitud või põimitud asju. Nii mõnigi võib-olla nii-öelda süütuna tunduv teleprogramm võib olla tegelikult vägagi halb asi. Ja sina võib-olla täiskasvanu mõtled, et mis seal ikka on, natuke seal kedagi peksti, natuke seal kellegiga oli väga kahtlane stseen küll, natuke ronisid seal juba voodisse, aga mingil hetkel ju ei näidatud enam ja see nagu polnud ka väga iga. Need on kõik alltekstid on nendes asjades sees. Ja kui sa lased oma lapsi sarnaseid asju vaadata, siis on asjad väga pahasti. Ja sina ise ka muidugi ei pea vaatama igast asju. Aga siin? No aga kui ma lähen järgmine päev tööle, siis ju mu sõbrad ja tuttavad kõik räägivad sellest, mis ise on nii põnev ja vaata see, mis siis tegi ja vaata, mis ta ütles ja ma ei tea asjast midagi. Ja mis siis? No ja mis siis? Ei oma tähtsusse, sest see ei ole elu küsimus. Nii et selles mõttes vali neid asju, ma ei saa sulle mingit nimesid ja numbreid hakata täpselt ütlema, aga on mõningaid asju kindlasti, mida sa pead vaatama, mis ei ole kõige paremad, millega ennast toita. Okei, tagasi lähme teema juurde. Niisiis, inglid on meie ümber tegutsemas. Amen? Meil on piiblis viide olemas sellest, et ma ei ütle 100% kindlalt, aga tundub sedamoodi, et igal ühel meist on ingel, kes on meid kaitsmas. Jumal ta on läkitanud sellesse ametisse, ta on sinu juures ja sinu kõrval, samas ära hakka temaga suhtlema. Miks pärast ma seda ütlen igaks juhuks, sest vahest, kui keegi seda kuuleb, see mõtleb, et püha vaim on ka minu juures, piibel ütleb, et me võime püha vaimu osaduses olla, kui ingel ka minu kõrval on, küsin ka, kuidas tal läheb. Ettevaatlikult. Ja inglite austamine ja samuti ka me ei peaks inglite poole palvetama. Igaks juhuks ütlen välja, kas ükseid veidrusi on tehtud mõningates õpetustes või ka kristlusega seotud õpetustes, mis iganes. See ei ole piibelik, see on ebapiibelik täiesti. Me palvetame isa poole, Jeesuse nimel. Me ei palveta ingli poole. Nüüd ingel võib meile midagi rääkida teatud situatsioonis ja kui ta on sulle konkreetselt ilmunud, võib-olla siis sa mingil kombel temaga suhtled selles situatsioonis, aga otseselt sa ei palveta tema poole ja ei palu talt midagi otseselt. Amen? Et ma ei ole ühtegi inglit isiklikult otse näost näkku näinud ja Jumal ei ole ka otseselt mu silmi nii-öelda vaimumaailma avanud, et ma oleks inglit näinud. Nüüd see ei tähenda seda, et ma olen ebavaimulik. Ja kui sina seda kogemust ei ole saanud, see ei tähenda ka seda, et sina oled ebavaimulik. Kui Jumal otsustab seda teha, siis ta teeb seda. Kui ta tahab seda, siis ta näitab seda ja kui ta ei ole seda siiamaani teinud, siis ei ole see ka katastroof. Nii et suhtume sellesse asjasse nagu rahulikult. Aga samas meie usk ja meie õiged hoiakud hoiavad inglit tegutsemas ja töös meie ümber. Ja me näeme, et siin on ingel seotud tervenemisega. Näiteks erinevad jutlustajad on rääkinud, erinevad situatsioone, näiteks Kenneth Copeland on kunagi rääkinud ühel koosolekul, Jumala vaim nagu Jumal avas tema jaoks vaimuliku maailma, ta nägi ühte nagu mehe välimusega inimest, tegelikult see oli ingel, seismas ja tal oli käes süda, tuksu süda, nagu täiesti toimib. Ja ta nagu, Jumal näitas talle, kui ei saanud aru saada, mis see tähendab. Ja siis Jumala vaim nagu väga selgelt ütles, siin on kellelgi uut südant vaja, kellel on väga tõsised südameprobleemid, Jumal tahab sulle uue südame anda. Ja ta kutsus ta ette ja seesama ingel tuli ja pani selle tema sisse ja see inimese sai uue südame. Nüüd Jumal võib teha selliseid asju. Nüüd vahetevahel me ei näe seda toimumas, aga tegelikult võib-olla see vaimses maailmas toimus umbes sarnaselt kellegiga. Me panime inimesele käsi peale ja Jumal ingel tuli ja plaksti ja transportis midagi tema ihusse, mis oli vaja. Et selles mõttes, kui Jumal tahab seda näidata, siis ta näitab meile, kui ta ei näita otseselt, siis see ei ole meie küsimus ja me ei pea sellele keskenduma. Amen? Aga see võib juhtuda, nii et me näeme, et siin oli seos olemas. Need inglid mingil kombel transportisid selle tervenemise taevast alla. Jumal oli niimoodi otsustanud selles situatsioonis. Mõni küsib võib-olla selle kohta, et
aga kas Jumal võiks tänasel päeval veel sarnaseid asju teha, just et on mingisugune tiik kuskil ja siis me läheme sinna ootama ja siis kes esimene sisse saab, siis Jumal teeb ta terveks. Tegemist on vana lepinguga siin. Saame aru, eks ju. Tänasel päeval Jumala vaim on välja valatud. Amen. Püha vaim on meie ligi, meie lähedal. Amen. Et me ei peaks, nagu öeldakse, mõtlema või nii-öelda kartma sellisel kombel, mitte kartma, ütleme, mõtlema sellisel kombel, et meil on vaja mingisugust eraldi tiiki tänasel päeval selleks, et terveks saada. Püha vaim on meie sees, meil ei ole vaja tiiki. Amen. Kiitus Jumala. Niisiis, ma olen veendunud, et tänasel päeval Jumala vaim ei tegutseks sellisel viisil, sest et selleks ei oleks vajadust. Amen. Sest ta on öelnud haigete peale, nad panevad käed ja need saavad terveks. Aga siin ta edasi otsustas tegutseda. Nii palju nendest hinglitest ja nägemustest ja asjadest natukene. Aga nüüd, kui sa vaatad edasi, need inimesed olid seal ümber, miks nad olid seal? Nad siiski lootsid sealt sellest situatsioonist või sellest kohast abi saada. Need oli väga suur lootus, aga kuna nad ei teadnud, millal ingel tuleb, millal vee segamine toimub, siis see ei saanud olla usk. See oli väga suur ootus ja lootus ja see oli, ütleme, see on sageli hea algus, aga see ei ole piisav selleks, et ime võib sündida. Vahetevahel mõned inimesed võivad ollagi sellises situatsioonis, et nad ka justkui ootavad imet. No, et Jumal, ma tahan, et sa mind terveks teed ja ma ootan, et millal see imepäev tuleb. Sest vahetevahel Jumal võib teistmoodi tegutseda ka, näiteks koguduse koosolekul tuleb tunnetuse sõna või tuleb, ütleme, mingisugune sõna ütlustaja poolt ütleb, et kõik, kellel on sellist tüüpi probleem, Jumala vägi on sinu jaoks siin, et sa saaksid terveks. Või siis tuleb konkreetselt sellise spetsiifilise haigusega öeldakse välja, et see inimene saab nüüd terveks ja see inimene tuleb ette ja plaksti Jumal tervendab ta. Nüüd see on võimalik. Vaata siin. Aga kui me jääme seda ootama, sa märkad, seal oli terve suur hulk rahvast selle tiigi ümber. Jeesus tuli ja tervendas ühe ja läks rahva sekka. Mis juhtus nende teistega? Nad jäid sinna tiigi äärde ootama. Kas mõni neist võis saada terveks? Võimalik, et järgmine kord, kui ingel tuli, siis keegi, kes esimesena sisse sai terveks. Aga kas võimalik, et mõned võisid sealt surra samas tiigi ääres? Et see võimalik. Kas võimalik, et mõned lihtsalt lahkusid ja lõid käega, läksid minema ja surid seal kuskil mujal, siis täitsa võimalik. Nüüd inimesed võivad selliseid imesid oodates surra, samas kui nad ei pea ootama. Sest Jeesus ütles, et issanda vaim on mu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Vabaks saamist seotule, nägemist pimedale, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda neile pärast aastat. Ja siis ta ütles, täna on see kiri täide läinud teie kuuldes. Sa ei pea ootama. Sa ei pea vaatama, kus see ime võiks tulla. Sa ei pea lootma, et äkki mõnel koosolekul tuleb sinule sõna, vaid see on sulle täna kätte saada. Ja see ongi tegelikult see, mis Jumal tahab edasi anda nende vaimuandide kaudu, on see just, et näidata seda, mis on tegelikult kogu aeg ja igal hetkel inimestele kätte saada. Aga Jumal lihtsalt tuleb üleloomulikult ja tervendab kellegi. Kuna tema otsustas. Et kas me saame selliseid vaimuande ise plakstini käivitada? Ei, me ei saa seda teha. Aga samas me võime igatseda, me võime taodelda seda, et Jumal võiks seda teha. Piibel ütleb, et me võime paluda, et Jumal võiks vaimuandide kaudu liikuda ja ta teeb seda, kui me otsime ja igatseme Jumalat. Aga samas me ei saa kindla peale, nagu öeldakse, seda käima panna. Kui Jumal otsustab, seda teeb seda. Jeesus ka selles situatsioonis, ma usun, et Jumala vaim lihtsalt õhutas teda, et ta läheks sellesse kohta. Seal oli üks konkreetne inimene, kellele Jumala vaim juba tähelepanu tõmbas, ta läheb tema juurde, räägib temaga ja teeb ta terveks. Täpselt nii. Nii. Nüüd üks teine asi veel, mis me näeme selle asja juures siin. 5. salm, aga seal oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. Me näeme, et ta oli väga kaua haige olnud. Nüüd kas see otseselt võib mõjutada seda, et kui inimene on väga kaua haigeks olnud, et siis Jumal lõpuks ta tervendab? Me ei avalda Jumalale muljet oma kauaaegse kannatamisega. See lihtsalt räägib sellest, et selline olukord oli.
see on võimalik, et seal võis olla inimesi, kes olid veel kauem kannatanud. Sest et meie nii-öelda rasked kannatused ei ole need, mis panevad Jumalat liikuma, vaid usk. Vahetevahel me unustame selle ära, sest et me oleme vahest sellega harjunud, et inimesed kasutavad vahest teisi inimesi ära isegi sellega, et rääkides oma raskustest ja kannatustest ja probleemsetest olukordadest, nad nagu pressivad nendelt inimestelt justkui kaastunnet ja haletsust välja. Ja sellepärast nad räägivad oma koledaid ja raskeid lugusid, et selleks, et saada teiste käest kaastunnet või saada teiste käest abi. Selline käitumine kristlasena ei ole korrektne, see ei ole õige. Me ei peaks seda tegema. See ei tähenda seda, et me ei või oma probleemidest teistele rääkida, nad võiks sinu eest paluda või sinuga koos nõustuda, aga me ei tohiks seda sellepärast rääkida, et me otsime teistelt haletsust. Otsa siin on väga suur vahe ja see võib olla tõsine takistus. Ma olen näinud niisugust asja, sellega kokku puutunud, kus inimesed räägivad oma raskeid lugusid just selle jaoks, et nad tahavad tähelepanu saada, nad tahavad haletsust saada ja mõningad neist tahavad raha saada. Olen kokku puutunud ka sellega. Me ei pea olema niisuguse eelarvamuse hoiakuga ja suhtuma kõigisse ülikahtlustavalt. Et äkki ta üritab mind ära kasutada. Kui keegi tahab nii teha, sinu sees on Jumala vaim ja sa tunned selle ära. Mis asi see on? Sa tunned sel hetkel, kui see inimene tuleb rääkima, sul on sees mingi ebamugavus, häire, midagi sulle ei meeldi, midagi ei sobi, siis sageli suhtle edasi, räägi edasi, las see inimene räägib välja, küll ta varsti nii-öelda paljastab ennast. Küll Jumal annab sulle strateegia, kuidas ta isegi paljastada vahest. Ära kohe teda süüdistama hakka. Selles mõttes, küll Jumal annab sulle strateegia ja vahetevahel sa lihtsalt saadad selle inimese või selles mõttes sa esitad mõningaid küsimusi, hakkad Jumala sõna printsiipe rääkima ja see juba sõna kui selline paljastab tema või tõmbab selle maski eest ära. Nii, aga vaatame, kas siin edasi siis. See mees oli siis kaua aega olnud, või inimene ütleb ta kohta siis, ütleb, kui Jeesus teda nägi, seal lamavat ta teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud ja ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada? Nüüd, see on väga homapärane küsimus. Mees lebab seal tiigi ääres, seal on terve hulk inimesi ümberringi, kes samuti on seal tiigi ääres. Ja miks nad seal tiigi ääres on? Sest nad loodavad, et kui ingel tuleb taevast alla ja segab seda vette, et äkki nad saadavad esimesena sinna vette. Nad tahavad terveks saada. Jeesus küsib ta käest, kas sa tahad terveks saada? Kas pole omapärane? Nüüd, siin ongi üks iva, tahtmisel ja tahtmisel on vahe. Inimesed vahest nad ütlevad, et nad tahavad midagi, aga nende tahtmine on andnud teatud piirini ja siit tegelikult Jeesus just selle sama küsimusega paljastas selle ka, kui kaugele tema tahtmine läks või kui kaugele tema soov ja nii-öelda, et ka selles mõttes ka vaimselt näha seda positsiooni, kus ta on sellega. Nüüd üks asi veel. Me võime vahest kokku puutuda inimestega, kes ei taha terveks saada. Sa küsid, kas on niisugused inimesi olemas? On küll olemas. Ma olen täiesti kokku puutunud. Nad, nagu öeldakse, mängivad sinuga isegi mängu kaasa ja tahavad võib-olla, et sa isegi nende eest palvetaks ja nendega räägiks ja suhtleks ja nõustaks, aga tegelikult nad terveks ei taha saada. Miks pärast? Üks põhjused, mis ma olen näinud, on see, et neid hoiab kinni rahaarmastus. Ma ütlen kohe asja plangilt niimoodi välja, nagu ta on. Mismoodi see väljendub? Kui nad saaks terveks, siis neilt võetakse ära sotsiaaltoetus, millele nad on toetunud. Selle haiguse tõttu on saanud riigi käest toetust ja kui nad kulutatakse terveks, siis see võetakse neilt ära ja nad ei saa enam seda edasi ja siis nad nagu öeldakse, peavad kas tööle minema või peavad hakkama ühte või teist tegema või mis iganes. Ja ma olen näinud niisuguseid inimesi, kes sellepärast tegelikult ei taha terveks saada. Nad lasevad enda eest palvetada ja lasevad igast asja, kui me jõuame sellesse punkti, kas sa tahad terveks saada, siis tegelikult see peidetakse kuskile sinna kaane alla ära, et ma nii-öelda olen nõus, et keegi mu eest palvetab ja keegi mind haletseb, aga kui me räägime sellest, et kas sa tegelikult tahad terveks saada, kas sa oled valmistunud selleks, et nüüd sa lähed tööle, sa sead oma asjad korda ja sa nii-öelda Jumal tervendab su, siis nad tegelikult ei ole selleks valmis ja tegelikult nad ei taha terveks saada. Kas me saame seda inimest sundida selleks?
me ei saa seda sundida. Siis sellises situatsioonis sa saad paluda selle inimese eest võõrastes keeltes, talle Jumala sõna edasi siiski õpetada, temaga suhelda, aga sa ei saa teda sundida terveks saama. Ja siin Jeesus, ma usun, ka tahtis määratleda selle mehe positsiooni, kas ta tegelikult tahab terveks saada. Ta on küll seal kohal. Aga samas nüüd tuleb üks teine asi välja siit, mis on veel huvitav. See on päris huvitav lugu tegelikult. Siin ta ütleb, haige vastas temale, isand, mulle ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse, seni kui ma tulen, astub teine minu eel sisse. Nüüd ta oli pannud oma tervenemise inimeste taha kinni. Kui ma saaksin selle inimese, siis see lahendaks minu probleemid. Kui inimesed mind aitaksid, siis mu elus saaks kõik korda. Kui neid inimesi ei oleks, kes mind segavad ja takistavad, siis saaks kõik mu elus korda. Hallo! Kui seda inimest ei oleks, siis mul oleks kõik hästi. Hallo! Juba tunned ennast puudutatuna. Või eesmärkile kellelegi varvastele astuda, aga me peame aru saama sellest, et me kristlasena ei tohiks selle peale oma toetus, nii-öelda ennast toetuda. Mida inimesed teevad või mida inimesed ei tee. Kas on võimalik, et mõni inimene võib olla tõsiseks takistuseks sinu tee peal või siin nii-öelda häirida ja sulle probleeme tekitada? Muidugi on võimalik. Aga vaata korra ühte teist kirja kohta siia vahele. Joosua 1. peatükkimine. Ja 5. salm. Jäta sinna muidugi Johannese evangeeliumisse järg vahele. Joosua 1.5 ütleb, ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal. Nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemale tõotasin neile anda. Jumal oli andnud ühe ülesande visiooni Joosua kätte, mis ta peab tegema. Ja ta rääkis sellest, et saab olema inimesi, kes on tema vastu. Aga ta ütleb, et mitte ükski neist ei saa talle vastu seista. Sinu tervenemist ei saa mitte keegi kinni hoida. Mitte ükski inimene ei saa seda kinni hoida, kui sina oled otsustanud, et sa tahad selle saada. Samas ka selles mõttes, kas keegi inimene sind aitab selle juures, kas keegi inimene sind julgustab selle juures, kas keegi inimene sinu kõrval seisab, kas ütleb sulle toreda sõna, see ei ole määrav. Kui sa selle paned määravaks, siis see võib olla sinu jaoks üks takistus, miks sa ei ole terveks saanud. Kui sa ootad, millal keegi inimesed tulevad sind aitavad, millal keegi inimene tuleb sind lohutama, millal keegi inimene tuleb sind julgustama, millal keegi inimene seisab sinu kõrval, millal keegi näitab sulle hoolimist ja kaastunnet ja mida iganes. Kui sa seda jääd ootama ja tegelikult mingil kombel justkui nagu esitad nõudmise selle suhtes, sa blokeerid oma tervenemise ära. Ära toetu inimeste peale. Mitte seda, et me suhtume nagu inimestesse kuidagi pahaselt, sest üks teine element veel, mis paistab välja sellest samast lausest, mida me nüüd 100% kindlalt ei või öelda, aga see on siiski üks võimalus, et sellel inimesel võis olla teatud pahandumine selle pärast lausa. Või kibedus. Nad ei aita mind, nad ei hooli minust. Vaata, sellel on küll seal üks abiline kogu aeg kõrval, kes teda kohe aitab sel hetkel, kui vaja on. Aga minul pole kedagi, keegi mind ei aita, keegi minust ei hooli, keegi mind ei armasta. See on üks teine asi, mis võib üles inimestel kerkida, kui nad mõtlevad selle peale, et inimesed peaks neid aitama, inimesed peaks neile teda teist kolmandat tegema. Meie abi ja meie tervendaja on Jeesus. Kas inimesed meid aitavad, kas inimesed meid lohutavad, kas inimesed meid kinnitavad, ei ole määrav. Kindlasti me peaksime seda tegema, kindlasti me peaksime julgustama enda ümber inimesi, kindlasti me peaksime kinnitama, kindlasti me peaksime inimesi aitama, ka praktilise külje pealt, kui vaja. Aga sellegi poolest, kui sina oled mingisuguses positsioonis, mingis raskes olukorras, ära toetu selle peale, kas sind keegi aitab, kas sind keegi julgustab, kas keegi seisab sinu kõrval. Amen.
ära toetu selle peale, see mees toetus ja see oli tema takistus tegelikult. Sest et ta istus seal maas ja ta nägi seda, kuidas keegi inimene ei aita teda ja tema jääb ilma kogu aeg. Keegi inimene ei aita. Tal oli võib-olla elus nii-öelda kibestumine ja pahandumine. Teised saavad, mina ei saa. Aga kõik on võimalik sellele, kes usub. Mitte kõik on võimalik sellele, kelle ümber on head ja abilised inimesed. Mitte see, et see ei ole vajalik. Me peame aru saama sellest, et meil on vaja meie ümber inimesi. Ärme eralda ennast inimestest, ärme haagi ennast lahti inimestest. Sul on vaja suhteid, sul on vaja tuttavaid, sul on vaja kogudust, sul on vaja inimesi enda ümber. Amen? Aga sellegi poolest ärme toetu selle peale. Ja see oli seesama, mis Jeesus just selles situatsioonis ta nagu välja tõi, ta nagu paljastas selle, et see inimene oli, mees vist oli minu arust see maas oli, et ta oli toetanud inimeste peale. Ta tahtis terveks saada, aga tema silmad olid tegelikult inimeste peale. Ja ta tahtis tegelikult tema silmad viia mujale. Ja nüüd, vaata, mida Jeesus edasi tegi, mida ta ütles ja mismoodi ta tegutses. Jeesus ütles temale, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Siin on üks väga põhimõtteline erinevus. Jeesus on midagi sarnast teinud juba ka ennem piiblis. Kas pole nii? Me teame seda meest, kes lasti Jeesuse ette selle kanderaamiga, nööridega katusekivide vahelt läbi. Ja siis Jeesus sisuliselt ütles talle ka, võta oma voodi ja mine koju. Aga siin on üks väga põhimõtteline erinevus. Selles loos siin Jeesus ütleb talle, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja siis järgmine salm ütleb, ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Aga selles teises situatsioonis oli see, et ta võttis voodi ja siis sai terveks. Mismoodi see võimalik? Võt see on seesama, mis eristab usu läbi tervenemist ja mis eristab vaimuanni läbi tervenemist. Me näeme seda, et see mees sai terveks ja siis võttis voodi. Mitte, et ta hakkas võtma või hakkas usus tegutsema ja siis sai terveks. Vaid et ta ime sündis ja nüüd selle ime tõttu ta lihtsalt võttis voodi ja läks. Ja see ongi see, näiteks kuivanud käega mehe puhul ka, Jeesus ütles, siruta oma käsi. Ja siis ta sirutas ja siis see oli otse kui teine, samasugune terve. Mitte, et ta tahaks terveks ja ta oli täiesti samasugune nagu teine ja siis mees vaatas, ohoo, kuule ma saan liigutada ja siis tõstis selle. Need on kaks eri asja. Usu läbi tervenemine on see, et ta teeb seda, mida ta ennem ei saanud teha, hoolimata sellest, kas ta saab või saa. Aga siin me näeme, Jumal tervendas selle mehe üleloomulikult ja nüüd ta sai liigutada ennast. Nüüd see mees kuuletus sellele käsklusele, kuna ta nägi, et ma olen terve ja miks mis mitte, võtame ikka voodi. Aga huvitav on vaata seda, mis edasi sünnib. Aga see oli hingamispäev, siis ütlesid juudid selle, kes oli terveks saanud, nüüd on hingamispäev, sul ei sobi voodit kanda. Tema vastas neile, kes mind terveks tegi, ütles mulle, võta oma voodi ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma voodi ja kõnni. Aga terveks saanu ei teadnud, kes ta on, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Nüüd need juudid, kellest ta siin räägib, ta otseselt ei kvalifitseeri neid. Mõnedes situatsioonides me näeme, öeldakse konkreetselt, et nad olid siis kas variserid või olid nad kirjatundjad ja sageli olid probleemsed inimesed. Nii nimetab neid lihtsalt juutideks. Järelikult nad ei olnud ainult nii-öelda variserid ja kirjatundjad. Aga me näeme, et nendel inimestel on üks väga negatiivne hoiak. Ja see on see, millega Jeesus väga konkreetselt tegeleb ka variseride ja kirjatundjate puhul. See on see, et nad hoolivad oma traditsioonist rohkem kui sellest, et inimesed saaksid terveks või saaksid abi. Ja ma ütlen, et see on väga kuri ja õel Jumala vaatenurgast.
Ja see on midagi sellist, mida Jeesus väga sageli ründab lausa. Isegi öeldes väga karme ja otsekoheseid sõnu sellistele inimestele. Miks Jeesus nii sageli tervendab inimesi hingamispäeval? Sellepärast, et neil oli üks traditsioon, mis nad olid ka hakanud praktiseerima, mis ei olnud õige Jumala sõna lähtekohast. Piibel õpetas kui vanas lepingus hingamispäeva pidamist, aga nendel oli üks asi kaduma läinud seoses tervenemisega. Nad olid lasknud käest ära selle, et Jumal tahab terveks teha inimesi. Ja see oli kadunud, see oli vanas lepingus tegelikult seadusega sees. Vanas lepingus oli kirjutatud, et Jumal on meie ravi ja see oli vanas lepingus. Ta ütles, et kui nad elavad Jumala käskude seaduste järgi, siis Jumal on nende ravija. See on vanas lepingus see kirjakoht sees. See kuulus neile, aga reaalsuses vanas lepingus väga vähesed said terveks. Ja ka sel ajal, kui Jeesus oli juba maa peal ja kui need inimesed, kirjatundjad ja variserid ja sünagoogis õpetati ka Jumala sõna, siis tegelikult ei toimunud tervenemisi, mis tegelikult kuulusid ka vanas lepingus neile. Ja tal oli vaja see, nagu öeldakse, sellele tähelepanu suunata, et see kuulub neile tänasel päeval. Et see on neile kätte saadav tänasel päeval. Amen. Sest saame aru, kui Jeesus kuulutas Jumala sõna, ta tegi seda tegelikult vaimulikus mõttes, kui me paneme väga konkreetselt täpselt, vana lepingu ajal tegi ta seda. Ja tegelikult nad said selle baasil terveks. Ta küll pühavaimuliselt tegutsemas, see on nagu selline periood, kus kogu aeg ettevaatavalt räägitakse ka uuest lepingust, kui Jeesus teenis. Aga sellegi poolest me näeme seda, et nad said terveks. Ja ta tahtis nende tähelepanu tuua selle, et nende traditsioon oli hävitanud selle, et need tervenemised võiksid sündida. Nüüd me peame aru saama tänasel päeval. Me peame olema inimesed, kes on hoolivad ja kes armastavad erinevaid kogudusi ja kristlasi ja erinevaid liikumisi ja Jumala sõna, kus iganes viisil ka seda kuulutakse. On ju nii? Aga kui me näeme seda, et mõni traditsioon või õpetus põhimõtteliselt takistab seda, mis Jumal tahab teha, ja kui me näeme seda ka, et see on väga hoitakse inimeste valede hoiakutega kinni, siis me ei pea seda aktsepteerima, me ei pea selle alla kirjutama ja me ei pea seda, nagu öeldakse, lihtsalt ütlema, pole viga, nad lihtsalt mõtlevad teistmoodi. Vahetevahel me peame isegi seda ründama. Hallo, oled sa siin? Jeesus tegi nii. Nüüd samas me ei peaks ette võtma ja kõigi pihta tulistama hakkama, kõik kogudused, kes sedasi ei õpeta või sedasi ei usu nagu meie, me hakkame neid tulistama ja kõiki maha tegema ja kõiki ründama. Aga me peame aru saama, et teatud situatsioonis, kui me puutume konkreetsete inimestega, konkreetsete õpetustega kokku, kes sedasi või mingis asju valesti õpetavad, siis vahest me peame neid asju adresseerima otsekoheselt. Üks asi on konkreetsete inimestega tegelemine, mida Jeesus tegi. Teine asi on üleüldine üldistamine ja mingite konkreetsete asjade lihtsalt maha tegemine ja laimamine. Saame aru sellest vahest. Aga siiski me peame aru saama sellest, et Jeesus oli väga karm selle asjade koha peal. Miks pärast, sest oli huvitatud sellest, et inimesed saaksid terveks ja saaksid abi. Ja kui keegi seda ära blokeeris oma vale arusaama ja õpetusega, ta oli väga karm selle suhtes. Ta oli väga otsekohane ja karm isegi. Sellest võiks eraldi jutluse teha, kuidas Jeesus käitus või suhtles variseride ja kirjatundjate ja inimestega, kellel olid valed hoiakud just ka tervenemise koha pealt. Ta oli nendega väga karm ja ta oli väga otsekohene. Ja siin me näeme ka tegelikult sisuliselt, ta seda teeb pärast hiljemgi. Ja ta läks nendega väga konflikti, aga ta tegi seda sageli üks-ühele konkreetsete inimestega ja konkreetsete valede hoiakutega tegelesta. Mitte lihtsalt üleüldiselt ei ütelnud kohe, et kõik, kes iganes ennast variseriks või kirjatundjaks nimetavad ja kõik, kes seal kuskil selles kohas on ja õpetavad asju, need on kõik valed, need on kuradist. Ta ei teinud sellist asja. Ta tegeles konkreetsete inimeste, konkreetsete juhtumitega. Et ärme oleme ka targad ja selles mõttes praktilised, et me ei saa omaks võtta valesid mõtteviise, valesid õpetusi ja asju, mis varastavad inimestelt tervenemise. Aga samas me ei saa olla ka sellised, kes ründavad ja laimavad kõiki Jumala tööd, mis iganes tehakse visiil. Paljud inimesed teevad seda siire südamega, võib-olla mõistmata, aru saamata, et nad võib-olla mõiga asju ei õpeta õieti või ei ole asjadest aru saanud. Kui Jumal sulle on andnud tarkust, siis ole neile valguseks ja näita Jumala armastust neile. Mitte ära ürita nende nimesid või nende liikumisi või asju ükshaaval maha teha ja laimata ja halvustada. Vaat sa siin, okei, see on
kõrvalteema. Aga siiski me näeme, et Jeesus oli väga konkreetne selles asjas. Aga jällegi üks huvitav asi, kui sa vaatad 13 salmi, aga terveks saanu ei teadnud, kes ta oli siis, kes tema terveks oli teinud, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Nüüd see on üks asi, mis on Jeesusele väga omane. Kujuta ette, sul on seal terve hulk haigeid ümberringi. Jumala vaim on adresseerinud, andnud sulle nagu ühe konkreetse inimese juurde minna, öelda talle sõna ja see inimene saab terveks. Ja tema esimene reaktsioon on see, et ta kaob sealt ja lahkub rahva sekka. Mida oleks teinud üks sükene kaasaegne jutlustaja vahetevahel? Ma ei saa öelda, et kõik niimoodi teevad. Ta võiks öelda, rahvas, vaadake, mis sündis. Vaadake, mismoodi Jumal meie teenistust kasutab. Vaata, mismoodi Jumal minu kaudu liigub. Aga sükest asja mõned inimesed teevad. Jeesus ei teinud midagi sellist. Vaata, milline ime siin sündis. Kas teeme äkki siit foto ja siit poolt foto ja siit foto ja selle saaks panna järgmisesse ajalehte või infolehte, mille ma saan saata sinna ja kõik saavad mulle toetust saata. Oleme ausad selles, et sedasi tehakse kahjuks vahetevahel. Nüüd Jumal teab, kuidas kellegi motiivid selle asja koha pealt on, ma ei ütle, et piltide tegemine vale on totaalselt, aga me näeme seda, et Jeesus teadlikult ei üritanud endale tähelepanu tõmmata. Ja ta eemaldus sellest kohast, ta ei üritanud endale tähelepanu tõmmata, et kuulsaks saada, tuntuks saada. Need inimesed hoolitsesid niigi selle eest, nagu nii palju. Ja need, kes tõesti rääkisid usus, õhutasid inimeste usku üles ja rääkisid positiivseid lugusid Jeesusest, küll need oma osa tegid. Aga selles situatsioonis ta nägi, see ei ole vajalik. Amen? Et ta ei üritanud ennast ise reklaamida, ise ennast propageerida. Ja nüüd ta läheb sinna rahva hulka ja tegelikult, kui sa vaatad siin tagapool, 19. salm, see tegelikult näitab ka Jeesuse hoiakuid ja mõtteviise. Ma olen Johannese 5. peatükis, 19. salmis. Siis Jeesus vastas ning ütles neile, ta räägib siis nende juutidega, tõesti ma ütlen teile, poeg ei või iseenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Nüüd ime sündis, mees sai terveks. Ja mida Jeesus ütles? Poeg ei või iseenesest teha. Mina ei saa mitte midagi teha, kui ainult seda, mis ma näen isa tegemas. Vähemalt selles mõttes, Jumal on selle ime teinud, mitte mina ei ole seda teinud. Ta ei tõmba endale tähelepanu, ta ei ürita ise kuulsust saada, ta ei ürita endale austust võtta, vaid ta annab selle kõik Jumalale isale. Tegelikult see peaks ka meiega nii olema. Kui ime on sinu kaudu toimunud, tervenemine on sinu kaudu toimunud, anna austus Jumalale. Pööra nende inimeste silmad Jumalale. Amen? Ära tõmba tähelepanu endale. Ära ürita kuulsust saada. Nagunii saab su ümber olema inimesi, kes hakkavad rääkima sellest, et sina tervendasid ja sina tegid ja vaata, see tegi terveks ja see jutlustaja või see inimene palus minu eest ja küll neid leidub piisavalt palju. Aga sina ise ei peaks endale reklaami hakkama tegema, sest et tea, sina nagunii ei ole see, kes tervendab kedagi. Amen? Nii. Lähme tagasi korra ühe hüppe 14. salmi. Pärast seda leiab Jeesus tema pühakojast ja ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Nüüd siin on üks väga oluline fraas tegelikult selle loo puhul. Ta ütleb, ära tee enam pattu. Siit võime teha ühe järelduse selle konkreetse mehe puhul. Ta ei ütle, mis ta oli teinud, aga ta oli teinud pattu ja selle tõttu oli talle see haigus ja see probleem tulnud. Ja nüüd ta veel toob selle teise asja siia välja. Kui ta jätkaks selles elustiilis, siis talle sünnib midagi halvemat. Mis see tähendab?
ta võib kaotada oma tervenemise ja isegi see olukord võib minna veel halvemaks, kui see oli ennem. Nüüd need on kaks asja, mida tuleb meeles pidada. Nüüd me ei saa sellega teha päris nii-öelda üldistust kõigi inimeste puhul, kuna meil on piiblis mitmeid näiteid ja selgelt me võime aru saada nendest kontekstidest, et need inimesed, kes olid haiged, nad ei olnud kõik sellepärast haiged, olid pattu teinud. Vaata siin. Sest et, aga siin me näeme, et see võib olla põhjustatud vahetevahel sellest. Mitte alati, aga see võib olla. Nüüd kuidas sellest aru saada? Enamasti see inimene teab seda. Ja kui me otseselt näeme või oleme teadlikud sellest, et selle inimese elus on midagi väga põhimõtteliselt korrast ära, ta elab patus või nii-öelda mässamas Jumala vastu, siis kindlasti peaks ta meelt parandama ja asjad korda seadma. Vaat sa siin. Nüüd, kui vahest mõni inimene on haige ja ta otseselt ei tunne, et tema elus midagi korrast ära oleks ja Jumal ei ole talle midagi otsinud, siis ta ei pea urgitsema ja oma minevikku läbi sorkima ja mida iganes teha, et selleks nüüd kindlaks teha, et mida ma nüüd ikka olen valesti teinud. Sest vahest kurat kasutab seda teistpidi ära, tuletades meelde inimestele nende eksimusi, läbikukkumisi, ebaõnnestumisi, mis nad on teinud kas ennem kristlaseks saamist või ka need asjad, mis nad on Jumalale juba üles tunnistanud ja millest ta on meelt parandanud. Ära lase selliste asjade suhtes omale süütunnet tulla. Kas sa oled sellest asjast meelt parandanud? Mõni ütleb, aga ma kunagi tegin ju sükest asja. Kas sa oled sellest meelt parandanud? Kas sa tunnistasid selle oma eksimus üles? Jaa, aga ma tegin. Oota, kui sa oled selle üles tunnistanud, kui sa oled sellest meelt parandanud, siis Piibel ütleb, ta puhastab sind kõigest ülekohtust. Sa oled õigeks mõistetud Jumala ees ja Jumal ei mäleta ega ei tea sellest mitte midagi. Nüüd sina ka ära seda tuleta meelde. Või nagu me teame, Vanas Testamendis on kirjakoht, kus Jumal uputab kõik meie patud ja eksimused mere sügavustesse. Ja kunagi keegi on väga hästi ütelnud, ära sina mine enam sinna ka kalastama. Amen. Kui Jumal on otsustanud kõik sinna ära uputada, siis sina ära ka mine sinna kalastama. Aga me näeme siin siis selle mehe puhul see oli nii. Ja nüüd ta juhtis ühele asjale, teisele asjale tähelepanu, et inimene ei läheks sellesse vanasse elustiili tagasi. Et see on väga oluline tegelikult. Et ta ei läheks sellesse vanasse elustiili tagasi. Näiteks Kenneth Hagin on kunagi toonud välja ühe näite. Ta oli ühes konkreetses koguduses, kus õpetati kümnise maksmisest, kus kogudus oli selge arusaamine sellest, ja üks inimene tuli ette, et ta eest palutakse. Jumala vaim plaksti näitas talle. See inimene ei maksa kümnist. Räägi talle sellest, kui ta meelt parandab, siis ta saab terveks. Ta ütles, et Jumala vaim näitab mulle, et sa ei maksa kümnist. Mees räägis nii-öelda näost punaseks ja ma ei ole makstud. Kas sa oled valmis sellest meelt parandama ja asjad korda seadma Jumala ees? Jaa, olen küll. Ja ta palus ja plaksti see mees sai terveks kohe. Nüüd see on printsiibi küsimus. Vaata siin, kui inimesel on mingi arusaamine, mis on õige, mismoodi peaks asju tegema ja kui ta siiski eirab ja ignoreerib seda, siis see võib olla väga tõsiseks takistuseks inimese tervenemiseks. On vahest mõned asjad, mida inimesed ei tea või ei mõista või ei ole arusaamist, siis me ei saa neilt ka seda eeldada ja oodata. Aga kui neil on arusaamine, seda on õpetatud ja nad ikka ignoreerivad, see võib olla tõsiseks takistuseks tervenemise juures. Amen. Ja see on aeg-ajalt, mida peab jälgima. Ja see võib olla ka põhjuseks, miks inimesed kaotavad tervenemise. On vale elustiil, valed hoiakud. Amen. See on omaette teema, sellest võiks pikalt ja lõpetada, aga see on nii. Ta siis ütleb, et ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Tegelikult see ongi põhimõtteliselt kõik, mis ma tahtsin sellest loost välja tuua.
aga vaatame korra lühidalt üle need omad asjad, mis ma tõin välja sellest loost siis. Me peame selle loo puhul aru saama, et tegemist oli siis vaimuanni läbi tervenemisega. Selle mehe oma usk ei olnud siin aktiivselt tegutsemas selles suhtes. Samas me näeme, et ta siiski tahtis terveks saada. See on väga oluline asi, et inimesed ka tahaksid terveks saada. Siis ma rääkisin natukene inglitest. Ma arvan, et see on midagi head, mida uurida ja mida teada. Kunagi oli üks raamat ka, seda ei ole küll ammu, meil on müügis meile, mis oli väga hea ja võib-olla õpetuslikult selgitav. See oli Norvel Heisi raamat inglitest. Kunagi, kui sa tahad otsida, kuskil võib-olla kellelgi on olemas veel. Siis üks probleem, mis sel mehel oli see, et ta toetus oma tervenemises inimeste peale ja me ei peaks toetuma inimeste peale, vaid me peaksime Jumala peale toetuma. Ja üks asi oli siis see, et tema patt oli avanud ukse selle haiguse tulekuks ja ta pidi käima, elama meeleparanduses ka pärast seda, et püsida selles tervenemises. Amen. Kiitus Jumalale. Aga tõuseme koos ülesse ja lihtsalt veel palvetame. Halleluuja. Isa, ma tänan sind, et sina oled hea. Isa, ma tänan, et sina oled see, kes meid hukka mõistab, meie vanu asju üles korjab, vaid sina oled see, kes on andestanud, kes on meid puhtaks pestnud, meid õigeks mõistnud. Et meil ei ole mingisugust hukka mõistmist Kristuses Jeesuses. Isa, ma tänan sind sinu andestuse, sinu armu ja halastuse eest. Isa, samas me ei pea ka inimeste peale toetuma, et abi saada. Me ei pea inimeste peale lootma, et nemad meid aitaksid, vaid me usaldame, Isa, sind. Sina oled meie ravija, sina oled meie abiline. Isa, ma tänan küll inimeste eest, kes on meie ümber, kes on meid julgustamas, kinnitamas, aga samas ise me toetume sinu peale. Isa, me õnnistame igat ühte, kui keegi on meile takistuseks olnud või kuskil meil probleeme tekitanud. Isa, me õnnistame, palume, et sinu hea tahe võiks sündida nende inimeste eludes. Hoolimata kõigest, mis nad iganes on teinud. Isa, las sinu plaanid ja eesmärgid ja sinu armastus saab avalikuks iga inimese elus. Aga Isa, me toetume sinu peale, sest sina oled meie abi, sina oled meie kindlus, sina oled meie kalju. Isa, ma tänan sinu rahu eest, mis hingab meie üle, sinu ligiolu eest. Isa, et me ei pea olema need, kes ootavad vee liikumist, vaid me võime olla need, kes ütlevad, Isa, sina oled minu ravija. Täna kuulub sulle, täna kuulub mulle tervenemine, sest Jeesus on kandnud minu haigused ja tõved ja seepärast ma ei pea enam ootama. Ma ei pea enam ainult igatsema ja lootma, et kunagi äkki see sünnib, vaid see on mulle täna kätte saada. Tänu sulle, Isa, selle eest Jeesuse nimel. Aamen. Aamen.